Hei, mina olen Joosep ja ma teen asju. Te olete mulle nii palju kommentaare jätnud, et mis asju joonistada, seega joonistame jälle asju. Aga hakkame pihta siis. Niisiis täna joonistame sihukest asja nagu poksiv goblin. Ja ma tean, see on suht imelik, aga no miks mitte on ju, joonistame ikka. Et huvitav, kuidas me peaks hakkama seda asja, et teeme talle pea kõigepealt. See on mingi, see ei ole päris hea pea. Proovime uuesti. Nii, see on okei pea. Siis tal on keha on ju, siis tal tuleb käed siit, siin on üks boksikinnas, siin on ka teine boksikinnas ja siis siin on jalad ka. Okei, meil on põhiasi valmis nüüd tuleb hakata talle igasuguseid detaile juurde tegema, sellepärast et kasulikum on alguses ikka siuke asi valmis teha, eriti kui see poos on väga imelik, siis ma teen kriipsujukku valmis ja siis ma hakkan talle disainima asju. Nii, see on goblin. Goblinitel on suured ninad ja siis suured suud ja siis tal on hambad ka siin. Niimoodi, see on päris hea juba. Ja siis hästi suured kulmud on ka goblinitel tavaliselt. Niimoodi. See näeb juba goblin välja suht. Nii, goblinitel on siuksed suured kõrvad on ju. See on üks goblini kõrv, mis tuleb siit on ju. Ja siis tal on teine kõrv ka siin. Niimoodi. See on ka goblini kõrv. Nii, see kõrv on natuke halb, aga millegipärast mu eraser mode ei tööta, seega ma pean asju keeruliselt tegema. Paneme talle mingi mütsi ka pähe, sest mis asi on goblin ilma mütsita? Okei, see ei tule hästi. Niimoodi. Kuule, see on päris hea müts minu meelest. Nii, see on goblin. Nüüd tal on keha. Goblinitel üldiselt on kehad. Muidugi vahest on imelikud kehad neil, aga kehad on neil kohe kindlasti. See on siis ta särk. Ta on natuke siuke hästi söönud kõht on ju. Niimoodi. Ja siis tal hakkavad jalad siit pihta on ju. Ja jalad saame tõmmata siit samast. Niimoodi ja niimoodi. See on natuke halb siin. Äkki ma saan, mis see pen mode'i see shortcut on. Nii, jalad on enam-vähem. Nii, ja tegelikult see kõht võiks ka parem olla, aga no käib kah praegu. Ja siis tegelikult mul on vaja reissida jälle. Need käed ei näe üldse head välja. Need käed näevad suht jubedad välja, aga no, keda huvitab, see on goblin. Goblinite käed näevadki imelikud välja. Nii, kui nad hoiab käes, siis nii pidi, siis tal pöial on siin. Ja teisel pool peaks ka olema siis pöial. Nii. Ja siis ta on mingi, ma tapan kõik ära, on ju. Siis ta on siuke endarust kõva vend boksi, on ju. Nii. Ja siis siia paneme talle vöö. Siis tal on üks jalg tuleb siit. Tal on ilusad vaarpakkised. Ja siis teine jalg ka, koos vaarvastega. Nii, ja siis tal ongi. Ja kui keegi mõtleb, et missugune boksimise nagu võte niimoodi seista on, et mis stand see siuke on, siis te lihtsalt ei tea. See on iidne goblinite viis, kuidas boksida, et sa natuke siuke krabiliku hoiakuga ja siis lihtsalt hirmutad vastased ära. Siin on tal mingi rihm ka. Kui sa küsid, mis rihm, siis ma ei tea, ta hoiab rätikut sellega. No nii, natuke parem käsi, et ta võib-olla ei ole nii musklis enam, aga kuule, see on goblin on ju. Ja mille peale ta võitleb on ju, mille pärast ta võitleb. Tegelikult teeme niimoodi, et ta üldse ei ole praegu boksimisseisundis, vaid ta istub oma kullakoti peal. Nii, siia tuleb see kullakott. Nii, see on nagu see beanbag. Niimoodi, ainult et siia tuleb siis see koti suu ka. Siin on nöörid, üks nöör ja siis teine nöör ja siis koti suu. Vot nii. Ja see on siis see kott, mille peal ta istub.
ja siis ootab, kuni teised teda siis challenge ivad boksima. Ta muidugi mõnitab kõiki möödaminejaid ja kõigiga õiendab sellepärast, et ta tahab hästi boksida, sest siis ta saab seda kulda. Näed, siin on mingid kullajupid ka maas, mis kukuvad siit niimoodi. Okei, väga hea. Et see on siis boksi goblin. Ta boksib kõigiga ja üritab siis raha teenida sellega. Raha peale muidugi boksib. See oli siis Joosep joonistab juba jälle. Kui teile meeldis see, siis visake like, subscribe, kõik asjad, mis te YouTube'is teha saate. Visake ka kommentaare, mis asju ma võiks järgmiseks joonistada. See ei pea olema mingisugune loom ega element ega mitte midagi. See võib olla ükskõik mis asi. Lihtsalt jätke kommentaar, mida ma võiks joonistada ja ma üritan siis võib-olla seda joonistada järgmine kord. Eks näeb. See on siis kõik ja näeme järgmine kord.